Viimased aastad on minu jaoks olnud jõulud kõige rohkem pimeduse, vaikuse ja üksinduse aeg. Aga kõige paremas mõttes. Ma arvan, et see muutus sinnapoole hakkas liikuma minema siis, kui ma elasin 20. eluaastates Saksamaal paar aastat. Ja jõulud ei olnud tavapärased, ei olnud verivorste ja ei olnud eestikeelseid jõululaule. Hiljem tuli jõule, mis ma veetsin näiteks Austraalias või Kambodžas ja jõule meenutasid ainult mõned üksikud pleekinud jõulukarrad ja jõulutunnet ei olnud ollagi. Ja see kõik on mind muutnud paindlikumaks jõulude suhtes. Mul ei ole väga suuri ootusi, et jõulud peaksid olema just kuidagi nii või kuidagi naa. Mu sõbranna elab Hollandis ja ta ütles, et seal on praegu selline reegel, et jõule tohib pidada maksimaalselt 3. Jäin mõtlema, et mille pärast see nii võis olla. Miks ei otsustatud 2 või 4, vaid just 3. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et see üksik inimene saaks minna paari juurde ja keegi ei peaks olema üksi jõulude ajal. Mina olen viimastel aastatel veetnud osa jõulupäevadest täiesti üksi ja see ongi mind pannud armastama seda üksindust, pimedust ja vaikust, mida jõulupäevad võimaldavad. E-maile ei tule sisse, kõik inimesed on kusagil oma peredega ja oma tegevuste juures. Minu jaoks see on parim aeg tagasi ja edasi vaadata ja enda sisse vaadata, keskenduda sellele, mille jaoks ei ole aega olnud säravad päikesega suvekuudel või mõnedel muudel kuudel. See on just see aeg, kui väljas ei saa enam midagi teha ja toas saab iseendaga kohtuda. Ja minu jaoks sellised jõulud on olnud hästi mõnusad ja nauditavad, kuigi ma pean tunnistama, et kui esimene kord, umbes 12 või 13 aastat tagasi, kui oli minu esimene vabakutselise talv, siis mitte jõulude ajal, aga jõulukuul ma tundsin ennast natuke üksi ja ma tundsin, et ma nagu ei kuulu kusagile, mind ei kutsuta kusagile ja ei ole nagu sellist kollektiivi. Aga see oli ainult üks kord, kui ma selle pärast kurvastasin. Praegu piisab mulle lihtsalt vabast ajast. Kõige mõnusamaid jõule sulle, kuidas iganes sina valid neid veeta ja mõnusat rahu, vaikust ja täpselt seda, mida sina soovid, koos või üksi olemist. Häid pühi!